No tere taas! Kui esimesed tomatisordid on juba valmimas ja võib-olla on tekkinud uued lemmikud, siis võiks kindlasti mõelda ka juba uue aasta peale ja võtta endale varuks seemet ehk siis kasvatada omad seemet uute taimede kasvatamisel uuel aastal. Kui te kasvatate pärimussorte, siis tasub seda kindlasti teha ja võib-olla jagada ka mõne hea inimesega. Aga kui te kasutate hübriidsorte, neid sorte, mille sordi nime juurde on märgitud F1, siis nende puhul tegelikult ei tasuks ise seemet võtta, sest järgmises põlvkonnas, mis siis oleks teie enda võetud seeme, toimub tunnuste lahknemine ja sealt tavaliselt midagi head ei tule. Aga minul siin on üks lemmik juba läbi aastate ja see on Hiiumaa roheline, ehk siis võiks öelda, et see on mitte ainult pärimussort, mis juba seetõttu väärib säilitamist, aga ta on meie enda kohalik pärimussort. Ta on küll natukene sarnane nendel teistele kohalikele rohelistele, mis on pärimussordid teistest riikidest. Aga ma ütleks, et see Hiiumaa roheline on absoluutselt vaieldamatu lemmik olnud ka nüüd meie perekonnas. Küll temaga on see tore asi, et täpselt ei saa aru, millal on ta päris küps, aga eks see käibki asja juurde. Hiiumaa rohelise puhul kindlasti on mainimisväärt ka see, et ta on nüüd ka meie sordilehte võetud säilitussordina juba mitu aastat ja kui ma ei eksi, siis oli Juhani Puukool see, kes selle asja ette võttis, lasi teha ka sordivõrdlustestid ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja nüüd paar aastat on siis Hiiumaa roheline tomatina siis selles sordilehes säilitussordina, mis on kahtlemata mainimisväärt. Kui teil on endal peres mõni tomatiseeme või tomatisort, mille seemet on võetud aastast aastasse, siis absoluutselt väärivad need säilitamist. Nii, Hiiumaa rohelisega on alati see küsimus, et millal on ta valmis? Ja minul on täiesti juhtunud niimoodi, et kui ma olen ta istutanud ka kuhugi kasvuhoone nurka, siis ma ei taipagi teda mõnikord küpsenuna võtta ja siis on ta hoopis üle küpsenud või lõhenenud ja siis põhimõtteliselt on see komposteri teema olnud. Minu enda katse-eksitusmeetodina ma olen nagu kindlaks teinud, et kui ta on selline juba mitte nii roheline, vaid juba natukene selline meelitavalt kollane, siis juba söögiks on ta väga mõnus, et tal on selline iseäralik, selline hästi mõnus maitse. Peate ise proovima, et kas aru saada, kas see ka teie maitsele vastab. Aga kõikidest nendest rohelistest tomatitest, mida ma siiani ise olen katsetanud oma koduses kasvuhoones, ma ei tea, kas see on patriotism, aga see Hiiumaa roheline on kõige parem. Siin on mul teine vili, millel ma olen lasknud teadlikult tegelikult sellel taimeküljes küpseda ja selleks, et seemet võtta, tuleb valida hästi küps vili, et ta oleks nagu tõesti oma küpsuse tipus. Ja teiseks tuleb valida vili, mis on selle sordile kõige iseloomulikum. Kuna mina võtan hästi vähe seemet, et ma tegelikult võtan nüüd enda tarbeks, siis ma proovin seda märga seemet võtta võimalikult lihtsalt, et kui te muidu otsite materjali, et kuidas tomatiseemet võtta, siis te leiate seal ka selle fermenteerimise ja igasugused muud variandid ja selle, kuidas tööstuslikult tomatiseemet sellest viljalihast eraldatakse. Aga tegelikult kodustes tingimustes, kui mul on vaja, ma arvan, ma võtan kuni 10 seemet endale, lõikan ta risti pooleks, sest mul tõesti, minul on selline asi ka, et kui ma paneks selle kuskile fermenteeruma, ma võin täiesti kindel olla, et ma unustan selle topsiku ära ja siis ei ole mul sealt neid idanemisvõimelisi seemneid enam võtta. Põhimõtteliselt, mis ma praegu tegin, on see, et ma lõikasin selle vilja risti pooleks. Ma juba näen siin hästi ilusaid suuri neid seemneid, et Hiiumaa rohelis on üsna suured seemned. Ja siis mul on vaja tükki majapidamispaberit või see võib olla ükskõik mis paber, mis on natukene imavam ja ma kirjutan siia maa peale Hiiumaa roheline, sest ma olen ka täpselt selline inimene, kes unustab. Ja ma ei tee mingisugust kääritamist ega midagi, sest et mul on tegelikult vaja ainult 10 seemet. Ja ainuke oluline moment, millest siin nagu kinni pidada, on see, et seemne ümber on ka selline limajas kes, mis on natukene nagu siuke konnakulles. Ja selle me tahame maha võtta, aga ma kõigepealt võtan siit endale 4. Tomatiseemne puhul võib täitsa rahulikult, kui enda tarbeks võtad, täpselt nii palju, kui vaja on. Valite välja kõige suuremad ja lõpuni arenenud seemned. Ja võib võtta varuks sellepärast, et heades tingimustes tomatiseeme säilitab oma idanemisvõime 5–20 aastat. Nii et ise teate,
kuidas te seemneid säilitada saate, mina lihtsalt vaatan, et nad oleksid ilusti kuivad ja et nad ei saaks niiskust, et nad oleksid võib-olla pigem jahedamas ruumis ja kindlasti pimedas ja päikse kätte me ei jäta neid seemneid kuivama ja siis sellega asi tegelikult piirdubki. Nii, ma tegelikult nüüd läksin hoogu ja võtsin isegi rohkem, kui mul vaja on. Aga nagu ma ütlesin, siis tomatil on selline natukene sültjas kest ümber, et sellest me tahame lahti saada. Ja siis ma lihtsalt sõrmega siit teen, tavaliselt tegelikult teeb seda minu tütar. Tema on kohe eriti hea oma väikeste sõrmedega. Ja näete, mul on 3 puhast seemet juba. Ja siia salvräti peale jääb siis sültjas kest, mis tegelikult siis takistaks selle seemne läbikuivamist praegu. Ja ma saan täiesti puhtad seemned. Ma ei pea sõeladega ka millegagi mässama, sellepärast, et mul on tegelikult vaja ainult natukene seda seemet, ainult minu enda pere tarbeks. Ja mul on natukene saanud kombeks seemet võtta ka igal aastal, et mõnes mõttes on see minu jaoks ka nagu kohalik sordiaretus, sest et kui ma võtan seemneid sellelt taimelt ja sellelt viljalt, mis on kasvanud minu kasvuhoones ja harjunud minu pakutavate tingimustega, siis ma tean, et ta on absoluutselt nagu sobilik, nii et see on ka natukene selline sordi puhastamine, aga alati, kui ma valin seda vilja, millelt ma need seemned võtan, siis ma alati jälgin, et oleks nende omadustega, mis ma tahan, et säiliksid ka. Nii, nüüd mängime nii, et ma jätan selle natukeseks kuivama ja veel üks asi, mulle õudselt meeldib säilitada seemneid kodustes tingimustes sellistest paberiümbrikutes ja ma teen selle kohta ka eraldi video, kuidas ma neid paberiümbrikke teen. Neid on super lihtne teha, nende sulgemiseks ja tegemiseks ei ole vaja liimi, teipi ega mitte midagi, lihtsalt natukene näputööd ja purss on see, et nendele pääseb õhk ligi, et kui mul on juba selline hea koht olemas, selline ruum, kus ei ole niiskust, temperatuur ei kõigu ja on pime ja kuiv, aastaarv ka, eks ole, siis selline paberis ümbrikus säilitamine on kõige parem, sellepärast, et siin ei ole niiskuse probleemi. Et kui ma näiteks ei ole kuivatanud seda, ideaalselt nüüd teeme nii, et ta on mingi nädal aega kuivanud, eks ole, siis ma tegelikult koos selle sama salvrätiga, ma ilmselt sellega külvan pärast kevadel, ma pistan selle siia sisse, hopsti, nii, ja siis ma voldin selle kinni, õhk pääseb ligi, kõik on korras ja siis ma võin seda mõjustada. Nii, ja ongi kõik. Ja ülejäänud tomatiga ma saan mõjustada. Nii et kindlasti, kui teil on huvitavaid pärimussorte, mis ei pea olema ainult tomat, siis kindlasti võtke seemet ja säilitage seda. Need sordid, mis on kasvanud meie tingimustes, on meile kõige paremad. Nad on kõige tugevamad, kõige paremate tingimustega, kõige vähem haigustele vastuvõtlikumad. Nii et toredat katsetamist!